Kulla inimene. Mis sellel linnal viga on? Midagi see ei puutu sinusse. Miks kõigil minu asja on? Kas minul on sinuga asja? Ei, ma ei tea. See on väga tore. Mind tahetakse tappa, minu elu on ohus, aga sina mängid siin nagu kiusatakse sind taga. Ma ei taha end sellega siduda. Siduda millega? Mis iganes sul plaanis on? Vahet ei ole, mis siin juhtub, mina pean siin edasi elama. Need inimesed siin, need on mu naabrid, nad on mu sõbrad. Kõik need inimesed on su sõbrad. See on minu linn, härra Tamm, meeldigu see teile või mitte. Vahet ei ole, mis siin juhtus, see oli kunagi ja nüüd on see... Ja maha maetud, unustatud ja nii edasi. Ma näen, sa ei nõustu sellega. Sa ei lepi sellega. Mis sind siin kinni hoiab? Vend Toomas, te lahkuksid kunagi. No, kas sa ei ole kunagi mõelnud, et sa võiksid ilma temata ära minna? No sa tundud iseseisev, tugev naine, tema on... Nõrk. Ma tean, sest ma ei saagi ära minna. See, mida te sealt otsite, seda ei ole seal. Mida? Teie, jah. Aga äkki oskaksite soovitada, kust ma võiksin otsida? Minu auto ei ole saadaval. Aga oli ju. Alles paar tundi tagasi oli. Preilikoid. Mis selle linnaga toimub? See ei ole teie asi. Miks ma olen kõigi asi? Te arvate, et minul on teiega mingisugust asja? Ei, ma ei tea, aga... Aga? Aga te olete muutunud kuidagi asjalikuks. Nii asjalikuks, et isegi autot enam ei rendi. Ma ei pea siin taksofirmat. Mul ei ole selleks isegi litsentsi. See oleks küll tore, kui kõik linnakodanikud nii pühendunult seaduse kuulekad oleksid. Jätta mind rahule. Mine lihtsalt ära siit. Kui sulle ei meeldi siin, siis mine tagasi sinna, kus ta tuli. Nad tahavad mind seal maha lüüa. Te mängite siin, nagu teid kiusatakse. Ma ei taha end sellega siduda. Millega te ei taha ennast siduda? Sellega, mis iganes teil plaanis on. Mis iganes juhtub, mina pean ju siin edasi elama. Need inimesed, need on minu naabrid, nad on minu sõbrad. Kõik need inimesed. See on minu linn. Härra Tamm, meeldib see teile või mitte ja mis iganes juhtus, see oli juba väga ammu aega tagasi. Ja nüüd see on... Jaa, nüüd see on igavesti unustatud. Aga ma näen, et teie ei lepi sellega, te ei ole sellega nõus. Miks te ära ei lähe? Minu vend. Fermat teoreemiga on tegelenud enamus tänapäeva matemaatikuist, aga vähesed oskavad sellega tööd teha. Kes oskaks öelda, kuidas alustada selle lahendusega? Keegi? Minu matemaatikas on küll rohkem numbreid kui tähti. Põld, milline huumor. Mis juhtub, kui ma ütlen teile, et lõpueksami ülesanded põhinevad suuremas osas Fermat teoreemi lahendusel. Ja teie olete? Robert Nool, vabandust. Härra Nool, mulle ei meeldi need, kes minu loengusse hilinevad. Eriti veel need, kes tulevad loengu lõpuks. Tule siia. Vabandust. Tulge tahvli juurde. Väike test. Ülesanne on tahvlid. Niisiis. Fermat teoreem on üks keerulisemaid matemaatilisi probleeme. Selle avalikustas Pierre de Fermat 17. sajandi keskel. Esimene lahendus leiti sellele aastal 1995. Ja see põhineb elliptiliste kurvide ja modulaarvormide vahelisele suhtele. Lahendus oli tohutult pikk ja
ma ei usu, et meie sõber kuigi kaugele jõuab, aga vaatame, kuidas tal läheb. ma sain praegu ainult pool valmis. Aga ära järgmine kord, enam hiline. Niisiis, kodused ülesanded ma teile andsin. Palun tegelege Fermaga. Töökust tuleb siin kasuks. Kohtume järgmisel nädalal. Millega sa oled hakkama saanud? Kas sa oled mõelnud ka, kes su perekonna eest hoolitsema hakkab? Ema Anneli leiab endale uue mehe, ma olen sellest täiesti kindel. See ongi see point. Selline alistuv käitumine. Kuule, kas me peame seda siin rääkima? Me räägime sellest seal, kus mina heaks arvan. Miks sa tegid seda? See ei olnud minu valik. Ma ei saa sinust aru. See ei olnud minu süü. Mis mõttes ei olnud sinu süü? Kas ma tõesti kasvatasin sellise mehe sinust, kes jätab oma pere ainuüksi sellepärast, et talle tundub, et ta on surnud? Ema, palun lõpeta see jutt. Mida sa korrutad kogu ühte seda sama? Ma ei saa sellest aru. Hoiviruksen suhteen ei ole syytä huolen. Aitsia sinulla ei ole. Eikä herpestä eikä tipparia, mutta klamydia näyttää positiivista. Onko sinulla ollut oireita, kutina tai vuota virtsaputkesta? Klamydian on onneksi purevat antibiootit. Tabletti suuhun ja ohjaan. Niin taitaa olla avioliittokin. Sinulle taitaa ihan turha pitää valistusluentoa. Siperi on sulle oppinsa antanut. Oletko ollut vaimosi kanssa sukupuoliyhteydessä paluusi jälkeen? Kerran. Samana päivänä, kun mä tulin takaisin. Kutina alkoi sitten pari päivää sen jälkeen. No, kyllä se siitä. Kerrot sitten vaimollesi kotona ennen kuin tulee oireita. Ja kuuri on syötävä samanaikaisesti, muuten vihulainen ei nojera. Ja tietenkin sattunaiselle kumppanille kannattaa ilmoittaa. Ei mulla ole ketään muita. Palun minä natukene sinne poole. Kõik on hästi, kullakene. Sa ei pea. Õie, palun natukene. Ma tahan selle pildi postitada meie peregruppi mälestuseks. Palun anna mulle andeks. Ma tahan, et ta mäletaks. Ma mäletan seda kevadet. Kui ta puu otsa ronis ja sealt alla kukkus. Seal oli ka teisi õisi, aga tema tahtis just neid. Ta mäletab seda.
sina ka? ja ma mäletan. Väga hästi mäletan. Sa aitasid teda kogu aeg püsti. Ma vaatasin teid kahekesi. Toimetasin lillepeenras. Jälgisin teid eemalt. Ta tahtis sulle lillepärja teha. Aga õied olid väikesed. Sa aitasid teda teha lillepärga karikakardest. Sa mäletad seda, et kui ma ja ma mäletan. Kuidas sa toime tuled, Mari? Ma saan aru, et sul on praegu raske, aga kas sa palun räägiksid veel kord, mis täpselt juhtus? Võib-olla oleks parem, kui sa läheksid täna kuskile mujale. Õe juurde näiteks. Sa võid minu juurde ka tulla. Naine kannaks sinu eest täna hoolt. Ei. Ma ei soovi kuhugi minna. Kui te pahaks ei pane, siis ma oleksin senikaua siin, kuni ma ennast paremini tunnen. Okei. Tundub, et Patrick tapeti löögiga kuklasse. Mõrvarelvaks oli mingisugune suur ja raske ese, tõenäoliselt metallist. Mõrvarelva me veel leidnud ei ole. Võimalik, et ta võttis selle lihtsalt kaasa. Võimalik, et peitis kuhugi. Ja väga võimalik, et see on kuskil sündmuskohal ka. Jaak, kas sa valaksid mulle palun juua? Jaa, loomulikult. Sa mõtled seda viskit sealt? Jah, palun. Aga ainult natukene. Ehk see teeb mul enesetunde paremaks. Hästi. Võta omale ka. Sa oled kindlasti hirmus väsinud. Meil on kategooriliselt keelatud töö ajal. Natukene võib-olla võib väsimuse peletamiseks. Are you speaking Estonian? Ma räägin eesti keelt. Tere. Tere. Kuidas sulle see film meeldib? Ei meeldi. Mulle ka eriti ei meeldi. Miks seda vaatame? Ma olen siin kinomehaanik. Cool. Sellest on nii palju aega, kui ma viimati eesti keelt kuulsin. Kus sa oled seda õppinud? Mu vanema jätma mulle ühe raamatu. Kas sa saaksid mulle seda raamatut näidata? Jaa. No, väga hea. Mitte keegi ei taha neid filme enam vaadata.
kõik, mis siin näidatakse, on dubleeritud. Well, they're not very good. It's matter of perspective. Oh, ma tean seda raamatut. Jah? Mul on siin mitu lemmikluuletust, tahad ma loen sulle? Loe. Ühtsed sõnad loovad harmoonia, muutus ei ole utoopia. Muutusi ei ole vaja, kui kõik on täiuslik. Kui igal ühel on oma koht, siis ta teab, kus ta peab olema. Muutusi ei ole vaja, kui kõik on täiuslik. Said sa aru, mis ma lugesin? Jah. Sa võiksid tegelikult mind ka õpetada. Jah. Great. Bring your friend. Ja mul on väga hea meel, et te tahate eesti keelt õppida. Tere, minu nimi on Meelis. Aga nüüd eesti keeles on 3 väldet. Ehk siis võtame sõna suur. It's mean big. See suur. Suur. Suurem. Suurem. Kõige suurem. Kõige suurem. Or suurim. Suurim. Very good, very good. Korrake palun minu järgi, kõik koos. 1, 2, 3, 4. Sul on täna sünnipäev. Kook on autos ebakeskis osta. Sa oled alustanud koorunud värvi puhastamisega. Jah. Väga hea, väga hea, väga hea. Selle lambi peaks küll üles tõstma. Selle jaoks on vähemalt 5 inimest vaja. Me tõstame selle 2 pärast ära. Ei saa aru, mis neid noori vaevab. Miks nad peavad neid akneid lõhkuma? Kus Liis on? Ta ei söö. Miks? Mingid poiste probleemid. Mina ei saa sellest aru. Söö kooki, väga hea kook on, ema soovis. Hea kook. Ma jätsin sulle lava peale natuke raha. Ma tulen järgmisel nädalal. Uued terad toon ka, see pügab nii ebaühtlaselt. Jah. Niisiis, härra Mäesalu, teie uus raamat põhineb teie onu elul. Jaa. See on väga huvitav lugu. Aga kuidas te kommenteerite, et lähtudes statistikast Eestis 90-ndatel tatart üldse ei kasvatatud? See ei parane hommikuks. Mille nimel? Palun lahku. Palun oodake veel üks hetk. Ootan. Teie olete Priit Saabas. Aga teeme siis selle asja ära, ei ole mõtet aega raisata. Ärge kartke. Istuge maha, rahunege palun. Palun pöörake külg. See protseduur töötab niimoodi, et ma panen selle otsa teile kõrva ja vedelik tuleb survega ja peseb teie kõrva ära.
see kõlab hirmsamalt, kui see on. härra Tint, äkki teile kõrvapuhastust? Kindel. See on väga kasulik. Kuidas ma saan teid aidata? Vot see on päeva küsimus. Palun kirjutage mulle, mis teiega juhtus. Türa, see ei ole normaalne enam. Kurgus põletikku ega mingeid muid jälgi ei ole. Ma arvan, et ma saadan teid uuringule. Olge hea. Uuringutest selgus, et te olete füüsiliselt täiesti terve. Mis mõttes? Kas sulle tundub, et mul on kõik korras vä? Ainuke, mis ma teile praegu saan soovitada, on psühholoogi konsultatsioon. See on see, mis ma sinu soovitustest arvan. See kuradi saamatu arsti närakas. See oleks teile väga kasulik.